Perearsti vastuvõtul on 74-aastane naispatsient, kelle probleem on praegu nähtav. 2 nädala eest kukkus puuhalg varbale ja tekkis selle lõpposa haavand ning valulik osaliselt irdunud nahamoodustis. Ei, ta siit poolt ei olnud üldse kätke, see ots oli verine. Seda ma määrisin selle brauni salviga. Selge. Nii, asja teeb keerukamaks see, et patsiendil on kaasuvalt suhkurhaigus ning korduvalt olnud tõsiseid jäseme ja varvaste haavandeid ka selle tõttu operatiivsel ravil haiglas. Nii, aga me näeme 5. varba distaalse osa nekroosi ning väike vinav lehkav infektsioon. Meie plaan on järgmine. Teostame selle nekroosi eemaldamise ning puhastame kohed tervete kudede piirini. Nii. Valus ei tohiks praegu olla. Nii. Kergemaid diabeetilisi haavandeid me oleme ravinud ambulatoorselt, teostades umbes sarnast protseduuri nagu praegu ja oleme saavutanud soodsa tulemuse, aga tõsisemad haavandid infektsiooniga on saadetud patsient haigla ravile. Nüüd hakkab veritsema, siis on juba terve oma maa peal välja saasti. Jah, nii tema on. Ma mõtlen juba. Et kõik see elutaja paks nahk on see, mis hoiab siin infektsiooni alles ning takistab paranemist. Hirmus palav ilm oli ka siis, kui me neid kuid ladusime ja midagi jalga ei võinud ka panna ja meil oli palju sääri ja siis jube. Õue ka ei tahti jätta ja tuleb järsku vihma ja... Valus siit praegu ei ole. No ma tunnen küll. Aga see ei tee midagi. Nojah, see on praegu see suhkruhaige eelised. Suhkruhaigusel ma olen ka nii jamas, et ma ei tea. Praegu teen omast arvust kõik õigesti ja ikka vahel hakkab pea jälle ringi käima ja sahmima ja juba jälle kõrge ja kui ma tohin rääkida, kui kõrge mul üks päev oli, kas on teistel inimestel ka nii kõrget olnud ja oma arvust ma ei söönud mitte midagi. No see oli ikka varemalt siis, kui õues olid mul alles vaarikad ja ma pissin ka mõne vaarika suhu. Nii? Ja läksin tuppa ja hakkas peas saisema ja mõõtsin ja oli 24,5. Toho. Tõsine lugu. Kuidas ta siis pärast seda oli järgmised päevad? Järgmised päevad, eks me arvame jälle, mina ei tea. Korra oli nii, aga aparaat on mul ka uus, ma alles vahetasin. Okei, aga praegu on niimoodi, et oleme eemaldanud siis nekroosi, on tekkinud väike veritsus, see on hea ja asetame siia peale joodisalvi, pronovidoon salv. Asetame siis joodisalvi siia peale ja ma arvan, et äkki koduõde käib teie varvas sidumas. Et korra päevas võtab lahti, puhastab ja seob. Mis te arvate sellest mõttest? Ei, minul ei ole küll selle vastu midagi, aga kuidas talle maksta? Selle soolitseb haigekassa. Teie ärge muretsege. Teie ainult peate olema kindlal ajal kokku lepitud kohas. Nii. Ja kes see koduõde on? Meie Maire ikka. Maire käis mulle ükskord ka juba. No näed, siis on asjad tuttavad.